No tervist sõbrad, olen Krista, räägin oma tegevustest taksonduses. Suurepärane ilm, kevad on kätte jõudmas ja ma nagu ikka jätkan oma taksonduse teekonda. Sõbrad, mäletad, andsin teile ühe lubadus. Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, punkt. Oi, mitte see lubadus, vaid see lubadus. Kui te mäletate minu Volvo V90, siis tõenäoliselt see aasta me jätame sellega hüvasti. Kavas on teha mitmeosaline projekt seoses uue autoga, mis ma ostan takso jaoks. See tuleb üllatav kindlasti, sest ma kavatsen proovida tõestada teile, et härrased ei pea olema kallis auto, et taksot sõita. Kas on vaja osta 15 000 maksva auto, 20 000 maksva auto või sobib ka 2000 auto? Ja tänaseks ongi jõudnud kätte see aeg, kus ma olen selle lubaduse täide viinud ja toongi teieni oma uue auto, millega ma siis sõidan praegu taksot. Ja loomulikult kutsun ka teid siis vaatama, kui palju ma teenin selle autoga. Aga auto on siin. No nii sõbrad, millega tegu on siis? Volvo V50 aastast 2007 diisel manuaal. Kütusekulu kuskil linnas on 5-6, mitte rohkem. Maanteel on 3,5. Noh, see maanteesõit on nii nagu on. Et võt selle autoga ma hakkan sõitma ja nagu te siis aru saate, tänu nendele kleepsudele siis ma kavatsen seda sõita ainult Uberis. Näete, Uberi kleepsud on peal. Miks ma lasin need panna? Väga lihtsal põhjusel, sest nende kleepsudega Uber annab mulle 70 €, et ma panin need kleepsud ja vahendustasu on 7. Näitan teile seest ka, milline need on. Siuke hele sisu. Ma olen juba natuke sellega ringi sõitnud, selline hele sisu. Nagu ma rääkisin, manuaal, muidu kõik kliimad asjad, kõik on olemas ja kõik toimub. Nii et jah, auto maksumus 1800, paneme siia kuskile džinni, 1800 ja praeguse seisuga tuleb meil üks väike seeria sõitudest, kus ma hakkan selles summas siis maha arvutama teenitud tulu ja vaatame, kui kaua mul aega võtab, et teenida see auto nulli. Noh, ja siis edasi juba loomulikult me räägime sellest, et teenime kasumit. Nii et sõbrad, ühinege minuga ja me alustame. No nii, sõbrad, esimene on tehtud tellimus. Ja kohe lähme teist tegema ja see on Jana ootab ja see on natukene, ei see ei ole pikk sõit, vabandust, see on lühike sõit. Teeme siis selle ka ära. No nii, Tallinki, mis ta on, mingi konverents on. Ja, tegime teise tellimuse, aga nüüd ma pean tuvastama oma isikut. Nii, mu nägu on siin. Mu nägu on siin. Teen pildi ära, op. Ja peaksime kohe saama liinile tagasi, see oli teine tellimus. Ma hetkel ei tea, palju too maksma läks, vaatame korraks. Teine oli 4, no sumi, 4,23 on. Proovime niimoodi, op, kuidas ma... kui ebamugav sellega on. Aga pole midagi, et proovime jätkata ja esimesed tulemused siis võiks nagu endale kirja panna. Me saame siis autost alla arvutada. No nii härrased, ma ei tea, miks, kuidas, olen ikka veel siin selle Tallinki hotelli juures ja
Vaadake, mis ma sain. On ta võimeline? On 3 eurot. 3 eurot jotsi. Mille eest? Ma tegin mingi mõttetu sõida. Jah, paljud ütlevad, et see on screen, aga muidu ma ei oleks suutnud teile salvestada seda. Ja see kõik on selle 2000-se paneme siit valgust natuke näitame teile ka seda autot siit seest, et see kõik on 2000 euro eest ostetud auto, millega saab sõita taksot. Nagu te näete siis, selline ta seest välja näeb. Aga oleme hetkel veel otsingutel, kurat küll, ma ikka ajan iga siukest paska, võiks nagu õppida selgeks, ma väga vabandan. Jah, need on need naisterahvad, kes siia hotelli tulid, nemad jätsid mulle jotsi. See on väga meeldiv. Aga oleme veel ootel ja ma tegelikult loodan, et kohe lähimal ajal tuleb veel üks tellimus. No nii, õnneks väga hulluks ei pidanud minema ja siin me oleme. Ikka veel olen selle hotelli juures ja siit saamast Aaro tuleb meile peale. Vaatame, kus me lähme, mis me teeme, ma seda ei tea. Ma saaksin tegelikult teada, aga ma ei viitsi seda saatelehte välja võtta. Mulle tundub, et kliendid tulevad. Nii, kutid lähevad siin, noored Soome kutid. Tegime lühikese sõidu nendega. Ja vaadake, kui suured kutid siia väiksesse autosse mahtusid. Et siin on ikkagi vähe ruumi, nii et aga kuidagi moodi mahtusid ära, vist isegi väga ei saanud pahaseks, aga no hetke seisuga on meil ainult lühikest sõidud olnud, nii et tõmbasin enda istme ettepoole ja siis mahtusime kõik ilusti ära. Aga jah, ma pean tunnistama, et auto on väike ja vaid Uber X-i hindadega on see täitsa okei sõita. Nonii, kurat, mul siin midagi sõidab pagasnikus. Mis see täpselt sõidab? Ahaa, kurikas sõidab ringi. Kuidas ma ta ära fikseeriks niimoodi, et ta rohkem ei saaks käitab, vaatame. Leidsin. See on super. Siin on mingi natukene paneme. Nii, see. Valmis. Tõime siia neiu ühe. Saime raha. Nii nagu taksos asjad käivad. Ma arvan, et kell on 23:32, nii et võib ka kesklinna põrrutada vaikselt. No nii, sõbrad. Oleme Lasnamäel, tegelikult tegin mitu sõitu, nagu näete, linn põleb, me peame sinna liikuma, seda ma kohe teen, aga ma pole jõudnud teile ühtegi videot salvestada, seega siit Lasnamäelt Olereks. Teen siit video ära selle kohta, et sõidan põhimõtteliselt ilma pausideta panen praegu ja tahakski kiirelt jõuda tagasi kesklinna. Kell on 12:30. Ma arvan, et paar head tellimust me sealt saame, nii et ei hakkagi pikalt venitama, põrutame sinna. No näete, tulistavad. 3 minutit järgi, et sõita 4 minutit. Hetkel tõesti ei viitsi. Esiteks ma kirjutan teile videot ja näed, seisame siin ka kollased BMW-d ja seal taga, kui on näha, et siis et Bolt tuli ka siia taha ja oleme, kurat küll, mis hotell on. Ta mingi kõva hotell on, vahet ei ole. Et oleme siin hotelli juures ja no tulevad, näete, järjest tulevad tellimused. 600, no seda võib võtta. Lähme teeme ära, meil on ikkagi väike auto. Why not teha sõit ära. Vitra Charging Station, ei tea, mis siis tähendab. Boldil on omad teemad, minul on praegu omad teemad.
Nii. Viirati tänavale liigume. Nagu nägite, tellimusi tuleb, nii et päris okei on kõik. Lähme teeme ära. Nii kaua kui jänes läheb koju, siis me ootame järgmist klienti ja see peaks olema nüüd pikem sõit, aga mida ei ole klienti. Aga ei, tuleb, see, lõpetan. No nii, sõbrad, tegime sõidu, päris pika sõidu tegime, 16 kilti. Panen korraks mussi kinni. Tegime päris pika sõidu, 16 kilti ja tahtmine endale esitada, kurat, nii ma olen ära eksinud. Tahaks endale esitada küsimuse, kas mingi navigaatori tööle. Paneme, kuhu me läheme? Kodu, Vilde tee. Paneme sinna. Näitab mulle sõida otse, aga otse on niimoodi. Hea küll, oletame, et mul on õigus. Nii, aga mis ma tahtsin öelda, et pikem sõit, 16 kilti ja tahaks endale esitada küsimus, kas on mõtet seda, ma ei tea, kas ma siin kandis, ma olen Pirital, et kas ma siin kandis saan üldse tellimus, et see isegi Pirita, et see on Viimsi juba, et no vaatame, kas saab või saa. Et igal juhul, et koju mind peal nagu nii sõitma kesklinna poole, nii et hetkel Magala rajoonis siin. Et pean sõitma kesklinna poole, nii et saamegi teada, kas siin kandis on mul oodata tellimust. Mingi auto tuleb vastu. Nii, anname teed. Kahekesi läheb seal kitsaks. Taksist, samamoodi taksist. Sõidab. Nii, ops. Vaat huvitav, et siin on siuke teelõik, kus ei ole märgistatud teeääris. Kui need valgustid ära võtta, ega siis ei ole üldse võimatu, et sõidame sisse. Jah, tekitan endale küsimust, et kas on mõtet nii pikkasid võtta. Uber näitab, kui pikk sõit tuleb, nii et see oli praegu 22 minutit, 12 euri kätte. No. Ja keskmine ikka 24-25. Aga see on ju juhul, kui ma saaksin siit tagasi tellimuse, aga seda ma pole saanud. Hea küll, see läks pikaks see jutt. Liigume kesklinna suunas, vaatame, mis edasi saab. Kunagi ei saa, taksonduses ei saa kunagi, see on loterii, see on täielik loterii, kuidas sul õnnestub midagi saada. No nii, sõbrad. Lõpetan tänaseks. Selline ta välja näeb, et numbrit on välja. Mingid rahad on teenitud. Et vaatame, mis sellest kõigest saab, mis sellest projektist saab, nii et pange subscribe, jälgige mind ja saate teada, kas siis on pointi osta 2000 auto ja sellega sõita taksot või ikkagi peaks minema kallite autode peale. Ja sõbrad, hetkeks kõik ja nagu ikka järgmise kohtumisena. No nii, härrased, teine päev, täna teen veel teise päeva ka taksos järgi. Tangin ära praegu, täna tuleb siis täielik ülevaade, panen paagi täis. Kui teeme sõidu ära, kilometraaž 0, teeme sõidu ära, paneme uuesti täis ja siis saame teada, palju me raiskasime kütte peale. Nii et ma üritan tuua teile ikkagi võimalikult liigilähedased näidud, kui palju mul õnnestub teenida. Nii et, härrased, me jätkame täna nagu ikka. Tulge minuga ja lähme sõidame. No nii, saime esimese sõidu. Keter ja see on meil 20 minutit tuleb sõit. Kesklinn. Oleme siia kesklinna jõudnud. Tegelikult töö käib järjest. Auto peab ilusti vastu. Autole kohaselt on siin kolks asju. Kuulen.
peab laskma Margusel üle vaadata. Et siin taga kuskil, see area, kuskil siin kandis on mingi kolk sees. Ma veel ei tea, kas siin on. Kas on sellest, et mingi asi on pagassis või siis sellepärast, et mul reaalselt on midagi seal katki. Aga noh, täna me selle peale ei hakka mõtlema. Lihtsalt natukene on valus kuulatame. Aga noh, mis seal ikka. Kell on praegu seisuga juba kell 10 ja ma arvan, et töö meil jätkub siin rahus tempos edasi. Nii et jääge siia. No nii, sõbrad. Seisnud umbes pool tundi Sikupilli parklas. Prisma on siin, mingi vend on siin. Ma arvan ka taksist, aga kindel ei ole. Et seisnud pool tundi, et see on tavalist ongi kuidagi niimoodi, et kella 11 jääb vaikseks ära. Paar tükki lükkas ette, aga need on need tellimas, mida keegi ei taha. Ehk siis see on kuskil pärapõrgus, et sinna sõita on sama kaua kui tagasi tulla või sama kaua kui sõit kestab. Seega, ootame, ma olen kindel, et poole tunni pärast läheb kohe kindlasti andmiseks. Hetkel on siis meil siuke paus ja me praegu ootame. Et võin öelda, et praeguse seisuks ma olen sõitnud, et hetkel olen sõitnud siis 60 kilomeetrit. Hetkel olen sõitnud 60 kilomeetrit. Mida see kütusena teeb? No, hetkel ei tea. Eks seda kõike lõpus näeb. Aga meid ootab veel öö ees, nii et vaarad saab päris pulli olema. No nii, sõbrad. Jüri kanti tulime. Jüri kanti ja mingi summast kahjuks ma ei näe, sest miks ma ei näe? See kõik on väga lihtne, sest Jürist 1,7 kilomeetrit eemal. Babam, ootab meid järgmine klient ja 15 minutit, ma ei tea, kuhu me lähme. Ma ei vaadanud seda, aga see on alati positiivne, kui sa saad siit järgmise tellimuse. Et lähme sellele kliendile ka järgi ja siis selgub, kuhu ma minema hakkan. No nii ärased, väike pausi tegin. Ma ei teagi, ma iseennast ei teinud pausi. Lihtsalt seisin ühe koha peal. Mulle tundub, et antakse tellimus siis, kui sa sõidad. Et kui sa koha peal seisad, siis on nagu raskem saada tellimust. Aga noh, see selleks. Hetkel 26 minutit ootab meid. 26 minutit ootab meid sõit. Nii et põrutame. Ja nendele, kes siin näevad, et mul check engine põleb, siis arvestage sellega, et eelsüüteküünal on katki. Sellest ka check engine. Nii, aga põrutame. Kliendini on küll palju, aga 26 kilomeetrit ootab meid ees ka. Või 26 minutit sõit ootab meid ees. Nii et põrutame kesklinna poole. Ja vihkan selliseid olukordi. Venuse juures oleme. Klient hilineb. Õnneks kohe saab läbi ooteaeg. Saab raha küsida selleks, aga noh, me raiskame sitaks aega. Sõitsin jumala parapersas siia, et peale võtta. Pidi olema pikem sõit, isegi koefitsendiga, aga noh, mida ei ole klienti, ei tea, kus ta on. Aga õnneks kohe me lõpetame ära ja selle eest teenid kohale tulemata jätmistasu. Kui ootad veel, ei oota. Ei viitsi oodata. Sõitja ei tulnud kohale. Noh. Võtame tasu ja lõpetame ära. Boom. See. Vaadake, mis siin kesklinnas toimub seega. Why not? Ma arvan, et tuleb kohe järgmine. Nägite, kohe on järgmine. Teisele poole minna. Ei viitsi praegu. Vaatame, kas tuleb veel.
praegu võiks ideaalis võtta lühikesi sõite hea koefitsiendiga, vaatame, kas midagi tuleb. No nii, vahepeal tuleb teha ka niimoodi, et lähed välja ja siis uuesti. Mine uuesti võrku, lähme uuesti võrku. Ja pole midagi, ootame. Küll tuleb veel üks tellimus. Nii, kohe saame numbrit ka teada, härrased, et kell on 5 hommikul. Ma jään lõpetanud tänaseks. Numbrit on teile välja nagu ikka. Panen siia musta tausta kuskil, et saaks teile numbrit ka välja tuua. Ainuke number, mida ma hetkel ei tea, on kütte oma. Ja, on täis. Ja kütte peale meil kulus 20 eurot. Kütte peale meil kulus 20 eurot, ülejäänud numbrid on teil siin. Aga ma veel ei jäta teiega hüvasti. Tulen kohe tagasi. No nii, sõbrad, olen sõitnud nüüd 3 päeva selle autoga. Teile ma olen näidanud ainult 2 päeva, aga reaalsus on see, et ma olen sõitnud juba 3 päeva. Ja mis ma oskan nüüd öelda? Esimesed asjad, mis saab välja tuua selle auto puhul, mis on nii-öelda negatiivsed. Ruum. Minule kui sellisele suurele kutile, suurele mehele, on seal liiga vähe ruumi. Ma pean panema suht taha. Ma kohe näitan teile. See on minu normaalne sõiduasend ja siin tegelikult nagu peaks ütlema, et siia vahele jääb natukene vähe ruumi. Seal ma saan ette poole tõsta ja seal on juba mõnusamalt ruumi. Manuaalkäigukast. Ja, ma ei tea, kuidas inimesed, kes sõidavad manuaaliga, on sellega ära harjunud. Minule hakkas juba teisel päeval hakkas ranne valutama. Tegin teisel päeval vist 9 tundi tööd ja siis selleks ajaks oli juba ranne nii valus, et rohkem ei tahtnud sõita. Tingitult vanuses siis on siin mingid kriginad, kraginad ja check engine'i mootor põleb ja mingid nipet-näpet siin on. Mis küll ei sega sõitmist, sain keskmiseks kütuse kuluks kuskil 5,5 linnas. Et sellised võib teha nagu esimesed järeldused sellest autost. Laseme Margusel üle vaadata, nagu ma ütlesin juba, ja siis saame edasi otsustada. Tulevad siia autole suvekad alla, laseme siin kolksud üle vaadata, veermiku ja siis saame edasi sõita. Nii et kui teile pakub huvi, kui kaua mul aega võtab see auto tagasi teenida ja näete, on võimalik ka teenida 1800 eurose autoga. Et vaatame, kui kaua see võtab aega mul selle nulli teenida ja kas üldse õnnestub, võib-olla see laguneb enne ära. Nii et subscribe, hakkame jälgima, like, kommentaarid, kui on midagi küsida, andke tulla. Nagu ikka, ma üritan teile midagi huvitavat pakkuda, neid ideid ei ole palju, aga näete, ühe sellise ma leiutasin enda jaoks. Nii et sõbrad, nagu ikka järgmise kohtumiseni.